Paanika on ilmselgelt juba alanud Kuuba diktatuuri keskmes, sest Trump on pannud Kuuba topeltsurve alla. Teisalt ilmus Kariibi merele lennukikandja USS Nimitz Kuuba survekoridori lähedale just siis, kui Trump sihib diktatuuri vanatuuma ja muudab Castro juhtumi jõhkra hoiatuseks Havannale. 21. mail aastal 2026 teatas Ameerika Ühendriikide lõunaväejuhatus Nimitzi löögigrupi saabumises piirkonda koos laevade, lennukite ja piisava mereväega, et iga režiim end nurka surutuna tunneks. Süüdistus Raul Castro vastu lasub juba raskelt, kuid see, mis Kuubal hirmu suurendab, on näha, kuidas Washington liigutab reaalset sõjalist jõudu saare ümbrusse, samal ajal kui Ameerika õigussüsteem viib viimase Castro mugavustsoonist välja. Havanna võib küll korrata vastupanukõnet, kuid Ameerika lennukikandja Kariibi meres ei jää ühelegi diktatuurile märkamatuks. Murdunud diktatuur, ilma energia, toidu ja moraalita omaenda rahva ees. Kui Trump on juba toonud Nimitzi mängu ja avanud ka õigusliku tee Castro vastu, siis mis on järgmine samm Kuuba režiimi vastu? Kas Havanna suudab endiselt teeselda normaalsust? Kui Kuuba diktatuur elab juba üle elektrikatkestusi, nälga ja sisemist hirmu, siis mis toimub selle režiimi viimases hingetõmbes, samal ajal kui Kuuba rahvas on oodanud seda hetke 67 aastat? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti olla kanali tellija, et olla jätkuvalt hästi informeeritud. Reaalajas teave parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Os autos versus standardi, Milson Alvesi, Global. Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium lõpetas vaikuse ja teatas süüdistusest Raul Modesto Castro Ruusile, kes on täna 94-aastane, vandenõus Ameerika kodanike tapmiseks, 4 mõrvasüüdistuses ja 2 lennukite hävitamisega seotud süüdistuses. 2 lennukit tabati rahvusvahelises õhuruumis ilma hoiatuseta ja kõik pardal olnud hukkusid. Valge Maja jaoks muudab see juhtumi kuriteoks Ameerika Ühendriikide kodanike vastu, mitte ainult poliitiliseks vaidluseks Havannaga. Lennukikandja Kariibi meres suurendab sõnumi kaalu. Ametlikult osaleb SS Nimitz missioonil Southern Seas 2026, mida juhib Ameerika Ühendriikide 4. laevastik, et laiendada koostööd mereoperatsioonide, väljaõppe ja piirkondliku julgeoleku vallas. Kuid nii suure löögigrupi kohalolek Raul Castro süüdistuse esitamise ajal muudab poliitilist tõlgendust Havannas. Nimitz ei ole tavaline laev. See on õhuvõimu projitseerimise, juhtimise, jälgimise ja sõjalise kohaloleku platvorm. Kui see ilmub Kariibi merele samal päeval, kui Washington siib Kuuba diktatuuri kõige sümboolsemat nime, saab režiim aru, et surve ei ole enam ainult sõnades, vaid on saanud konkreetse kuju merel. Donald Trump käsitles seda juhtumit kui suurt hetke Kuubale ja neile kuubalastele, kes on saaret lahkunud. Ta ütles, et Kuuba rahvas on pankrotis, ilma toiduta, ilma piisava energiata ja ilma võimaluseta omaenda režiimi all ellu jääda. Samal ajal eitas ta, et sõjaline eskalatsioon oleks praegu vajalik. See vastus on läbimõeldud. Trump ei pea Havannat hirmutamiseks sissetungi välja kuulutama. Ta laseb justiitsministeeriumil tegutseda, hoiab mereväge Kariibi merel nähtaval ja surub diktatuuri ebamugavasse olukorda. Või teeskleb ta normaalsust, samal ajal kui viimane Castro muutub kohtuliku uurimise sihtmärgiks või tunnistab, et Ameerika surve on jõudnud režiimi kõige tundlikuma punktini. Miguel Diaz-Canel reageeris, süüdistades Washingtoni poliitilises manöövris ja katsetes luua ettekääne agressiooniks Kuuba vastu. Vastus tuli diktatuurile omases toonis, süüdistada Ameerika Ühendriike, rääkida suveräänsusest ja püüda muuta kriminaalsüüdistus rünnakuks kogu saare vastu. Aga Havanna probleem on selles, et see juhtum ei tekkinud nüüd. Tsiviillennukite allatulistamine 1996 aastal jättis jälje paguluses elavasse Kuuba kogukonda ja ohvrite perekondadesse. Režiim püüab nimetada lennukeid ohuks, kuid Ameerika süüdistus väidab, et pagulaste tsiviillennukid olid relvastamata ja need tulistati alla sõjaväelennukite poolt rakettidega. Kuuba režiim seisab silmitsi ka sisekriisiga, mis muudab selle surve veelgi ohtlikumaks. Saarel esineb elektrikatkestusi, toidupuudust, ravimite nappust ja rahva rahulolematus on kuhjunud. Just siin tuleb Marco Rubio sõnum eriti jõuliselt esile.
Rubio tõi välja, et energia, toidu ja kütusepuudust ei saa panna ainult välistegurite arvele, sest režiimi eliit on kontrollinud miljardeid, samal ajal kui rahvas seisab silmitsi järjekordade, elektrikatkestuste ja vaesusega. See seisukoht tabab otse Kuuba võimukeskust, eriti sõjaväega seotud majandusstruktuuri, hotelle, riigiettevõtteid ja ringi, mis on kujunenud ümber Castro perekonna. Raul Castro ei valitse enam ametlikult nagu varem, kuid ta on endiselt vana kaardiväe elav sümbol. Seetõttu on süüdistuse esitamisel poliitiliselt suurem mõju kui protsessil endal. Kuuba diktatuur on alati müünud ideed, et nende juhid on puutumatud. Nüüd ilmub Rauli nimi Ameerika Ühendriikides föderaalses süüdistuses, mille kuriteod võivad süüdimõistmise korral kaasa tuua raskeima võimaliku karistuse. Justiitsministeerium nimetas samuti Luis Raul González Pardo Rodriguezi, kes on juba Ameerika Ühendriikides vahi all valeandmete esitamise eest migratsioonidokumendis, üheks süüdistatavaks selles asjas. See avab konkreetse võimaluse. See ei ole ainult sümboolne süüdistus. Vähemalt üks asjaosaline on juba Ameerika kohtute otsese haarde ulatuses. Havanna jaoks on see halvim stsenaarium. Süüdistus ei tulnud varjatult mõnes külmas kohtusaalis. See tuli avalikul, poliitilisel ja mälestusi täis üritusel. Nüüd on küsimus, mis kaalub Kuuba kohal. Mis saab edasi? Trump ütleb, et ei näe vajadust koheseks eskaleerimiseks, kuid ei sulge ka ust järgmistele sammudele. Justiitsministeerium on juba paigutanud Raul Castro ja teised süüdistatavad kriminaalasja alla. Lõunaväe juhatus hoiab mereväe kohalolekut Havannas. Kuuba valitsus reageerib raevukalt, kuid ei paku rahvale tegelikku lahendust. Diktatuur püüab näidata vastupanu, samal ajal kui Washington suurendab poliitilist hinda mehe kaitsmise eest, keda süüdistatakse osalemises aktsioonis, mis tappis 4 inimest tsiviillennukites. Järgmine samm võib tulla kohtute, diplomaatia või suurema majandusliku ja sõjalise surve kaudu Kariibi mere piirkonnas. Vahetu mõju on juba ilmnenud, Havana oli sunnitud vastama. Diaz-Canel astus Rauli kaitseks välja ja režiim hakkas kohtusüüdistust käsitlema kui eksistentsiaalset ohtu. Surve on suunatud ka nendele, kes toetavad režiimi seestpoolt. Kindralid, majandusoperaatorid, julgeolekuga seotud isikud ja Castro perekonna poliitilised pärijad hakkavad juhtumit suurema murega vaatama. Kui peaaegu 30 aasta tagune juhtum on nüüd taas jõuliselt päevakorda tõusnud, võivad ka teised toimikud sahtlitest välja tulla. See on see osa, kus tuleb puhanguoht. Kuuba valitsus veel. Diktatuur on aastakümneid ellu jäänud unustusele panustades, kuid Trump muutis mälu survevahendiks. Kuuba siseneb sellesse uude etappi närvilise režiimi, väsinud rahva ja Washingtoniga, kes räägib ohvritele õigluse toomisest. Lennukikandja Kariibi merel näitab kohalolekut. Süüdistus Miamis näitab juriidilist haaret. Trumpi sõnavõtt näitab poliitilist suunda. Ja see ebamugav vaikus Kuuba propaganda taga näitab, et Raul Castro, isegi vana ja igapäevastest kaameratest eemal, on muutunud keskseks tegelaseks kriisis, mis võib avada uusi peatükke saart valitseva struktuuri vastu. Mina olen Minson Alvese, globalist, rahvusvaheline asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi rohkem kaasatud. Kallistus järgmise korrani!